tere, minu nimi on Sidi ja mina lähen täna Londonisse. Ma lähen Londonisse The Running Man filmi esilinastusele, punasele vaibale. All the glitz and all the glam. Nimelt saadab hea film mind The Running Man filmi Londoni esilinastusele. Meie vahel ei istu mitte kedagi. Selle filmi peategelaseks on Glenn Powell. Ma võib-olla kohtan Glenn Powelli! Tervitused Londoni topeltbussist. Mina, kui ma olen turist, eks praegu. See on mini-Big Ben. Kuidas on teile elu? No esimest korda Londonis ikka nii päris lahe on. Külm on, vihmane on. On jah. Inglismaa ka vihmane. Ma näen välja, nagu ma olekski reisinud pool päeva. Ma olengi. Nüüd me läheme meie hotelli. See on nii fancy hotell, et ma olen natukene ei tea kui midagi. Saamegi ilma aknata toa. Nii, welcome. Annak, vausa, oh my god. Mis meiki ma siin teha saan. Turn on what? Wow, see on ju nagu korter. Aga meil on veiniklaasid siin juba valmis pandud. Okei. Äkki vain on seal kolmanduksel? Need mul 7 euri. Kumbalt voodid sa soovid? On mul vahet ei ole. Aga ma siis võtan selle akna poolse. Võta. Ma olen nagu väike rott siin. No me juba valisime. Võtsa paber. Issand sellises kotikeses. Me voodid. Ja. Oh! Kuidas on? Mõnus. You have arrived in the very heart of the city. Sydney Toms on iPad. Do you have got any games? Nagu Roblox maybe? Kas ma saan panna? Ja ma just mõtlengi. Oot. See siin chill. Pane. Saame romantikat teha. Mul sellist vaja full. No nii. Meie hotell on täpselt Chinatowni juures. Vaadake neid Red Bulle. Ma näitan su pea kõrval. See on ju gigantsne. See on südari sellest. White Peach. Hommikul tõmbad siukse alla. Inimesed peavad ikka sööma ka. Muidugi McDonaldsisse. Kuhu veel? Jaa, tahan. Hommikust. Kell on 8:14. Me oleme valmis päevaks Londonis. Kõigepealt üks ergioski vesi, sest et meil on ikkagi midagi eestilikku vaja kaasa. Nagu ta ütles, valmis. Seega, let's go! Birgit, mis sina võtsid? Sports juice. Siin on ananas, passion fruit ja õunad sees. Hommikune spordijook. Minul on vana hea vanilja ja latte. Ja nüüd me läheme Betta Manager poodi. Ma tahaks endale mingid võikud. Ja siis me lähme kesklinna. Oleme saabunud Londoni kõige suurema turismiatraktsiooniga kohta. See koht, mille pärast inimesed üldse Londonist tulevad. Näidake, vaadake. Kell! No, täitsa ilus ju. Ma ei tea, kuidas see november date on, november 25. Mis asja? Neil reaalselt ju on jõulud juba. Väike funny foto, väike cute. Aua. Oleme saabunud Londoni sillale, London Bridge'ile, teekoht, mille nimi on päriselt London Bridge, aga mis on jube igav.
lihtsalt kõnnid üle onju, aga ärge muretsege, tulge natuke siia poole. Kui vaadata sinna, siis seal on Tower Bridge, mis on lahe sild. Sinna läheme nüüd edasi. Sai oma sammud siia peale tehtud, aga lähme vaatame seda ilusat silda ikkagi. Ma jäin maha sellest. Tuleb uust. Tee seda. Ei, ma Kuule lehvitab. mul siia Londonisse piinlikkust tekitab endale. See sild on märkimisväärse tähtsusega sellepärast, et siin sillal, seal üleval korrusel kaklesid omavahel Marveli suurepärases filmis Spider-Man Far From Home 2 karakterit, Spider-Man ja Mysterio. Spider-Man arvas, et Mysterio on hea, tegelikult Mysterio oli paha. Spoiler alert! Muidugi võime ka spoilida selle, et ilmselgelt Spider-Man võitis. Mysterio tahtis sellele tervele linnale halba, tervele maailmale ja Spider-Man päästis päeva järjekordselt. Aitäh, Spider-Man! Seda silda käime me siin nüüd mäletamas Spider-Mani auks. Meil on nüüd turistiminutid vahelduseks tehtud. Järgmiseks peatuseks on Primark. 2 valget tüdrukut Inglismaal lihtsalt oodanud seda hetke, et Primarki saada. Minul on vaja Primarkist sukapükse. Mida sina soovid? Kõike, selge. Me oleme sõitnud nii palju täna selle topeltbussiga. See on nagu full turismikas. Peale selle oleme me kogu aeg seal nagu kõige ees. Et sa näed, saad kõike näha, hoida silma peal sellel, mis toimub ja kuidas toimub. Mina tahan meil minna Harry Potteri kuju vaatama. Mina olen iga-aastane Harry Potteri fänn. Ma pean iga aasta kõik filmid läbi vaatama. Slay Voldemort. Ei tohi öelda ta nime isegi. Vaata, kus me oleme ka praegu. Siin eriti ei tohi. See on full Stranger Things osakond. Oh my god. Okei, siia ma jäängi. Vaata seda. Siukse nukumaja vastu mul ei oleks küll mitte midagi. Kui lahe. Kõik on nii lahe. Siin sa ei tea, mis sa saad, aga näe. Oh my god. Kui cool. Try me on, kuidas? Diva. Kuhu ma sellega lähen, ma ei tea. Mul ei ole seda vaja. Sydney, sul ei ole seda vaja. Damn. Birgetta. Damn this white girl, Birgetta. No nii, esimene emotsioon. Magus. Kas tõesti ei oleks uskunud? See on küll ikka korralik suhkrulaks peale seda. Sa saad jah selle korralikult alla tõmmata. Mis tuleb minuga filmi esilinastusele kaasa? Esiteks huulepliiats, et ma saaksin siusau kõik ära fiksida. Ma olen siiski influencer ja ma tegelikult nagu eeldan, et seal on head valgused, aga ma tunnen, et äkki ma peaks ikkagi enda valgusega kaasa võtma. James Charles käib küll igal pool enda valgusega. Näitad, kas see mahub mul? Kui see mahub, ei ole näha ka. Ma võtan igaks juhuks oma valgustusega kaasa ja muidugi telefon tuleb kaasa ja oota, kas ma peaks võtma kaasa selle paela või ma hoian telo taskus, äkki seda ei ole näha. Püksitaskusse ma saan panna ja siis ei ole näha ja siis ma ei pea paela kaasa võtma. Siis muud ei olegi. Valgus, huulepliiats ja telefon ja ma olen valmis. Ja ta on valmis. Glenn, ma tulen, ära muretse, ma juba jooksen. Okei, siin me seisame järjekorras. Ma tutvusin ühe Saksamaa infoga ja siis ma tutvusin ühe Iisraeli infoga. Saime nüüd pildi järjekorda. Näita neile, ma tutvusin nendega just ja meid pannakse siia auku nüüd. Need on seal vaiba peal praegu, seal pildistavad, kus ma enne pildi tegin. Kõik Glenn vist liigub.
räägib fännidega. Kui ma tean, et Coleman Domingo on siin, ma ei suuda enam muule mõelda. Ma tahan, et ta tuleks siia, minu juurde. Nii, ta kõndis mul lihtsalt mööda. Nad ütlesid, et 5 minuti pärast saame minna pilti tegema temaga ja režissööriga. The running man himself, Glenn Howard! Hey guys, how we doing? I mean, Edgar calls this the most intense pharmacy run of all time. He literally leaves to get his daughter some medicine and signs up. So yeah, as playing that guy, it was a very intense day every day on set. Mälestused, raha lendas alla. Damn rich! Ma just hakkan nutsma, ma sain Coleman Domingoga pilti just Glenn Howardiga ka. Ega ta vist ei kuule midagi, aga mul on väike haul. Esiteks ma olen teises reas. Halloo! Mul on siin filmitops on ju. Nii, mis meil siin sees on? Raha. Siin on popcorni. Ja vett. Last week I was doing press in LA, and during the junket I caught sight of our poster. What's up, guys? A lot of night shoots, a lot of very intensive stuff, and this crew showed up in ways that it's hard to describe. Ma olen kodus, me käisime Chipotlet ostmas õhtusöögiks, film on nähtud. Mõtlesin, et enne kui ma siin meigi maha võtan, jälle koduseks muutun, et siis ma korra räägin, kuidas film oli, kuidas kogemus oli. Kogemus oli nii lahe, ma sain Coleman Domingoga pilti. Ja Glenn Howardiga ka ilmselgelt. Selle võtan minusti koju kaasa, tõin Birgitile ka topsi ja kõik asjad, mis sa pidid saama. Alguses pidi Birks ka saama tulema sinna esikale, aga siis saadeti meile, et nõudlus on nii suur, et vabandust ainult üks saab. Ja siis me nagu sellega arvestasime ja siis ma jõuan sinna kohale ja mul on ikka 2 piletit. Anti see kätte, et Sydney Thompson tõmban 2 piletit välja. Tehniliselt oleks ikkagi saanud. Aga esimene esikakogemus oli väga äge, mulle väga meeldis. See oli tõesti, ma olin natuke nagu awkward seal. Ma olin ainukene, kellel see oli esimene esilinastuse kogemus. Teised olid seal varem käinud ja toimetanud ja teadsid, mida teha ja ma olin mingi... Mis ma teen, kus ma lähen? See klipp, kus ma seal mööda seda vaipa alla kõnnin, ma ei taha seda järgi isegi vaadata. Ma tean, kui awkward ma seal olen, ma ei osanud kuskile vaadata, midagi teha. Ma olin lihtsalt mingi, ma saan kõndida sealt või? Sealt, kus need staarid pärast kõnnivad. Okei. Film oli lahe, hästi action ja hästi pingeline. Et oota, kui sa nagu filmi tead, sa tegelikult ju eeldad, et et peategelasega tõenäoliselt midagi ei juhtu, aga see film, ma olin mitu korda seal mingi käspisin, sest et see oli nii pingeline, nagu pidevalt oli nii pingeline, et ma lõpuks oli lihtsalt mingi appi, millal see nagu rahulikuks läheb, et see on nii pingeline, ma ei tea, kas ma suudan, see on nii action. Kusjuures nad apparently lõpetasid selle filmimise mingi 6 aega tagasi. Väga haige ju, väga haige. Mulle film meeldis tõesti väga action ja lahe. Praegu ma lihtsalt tulen otse esikalt ja jagan teile neid muljeid. Võib-olla ma peaks hiljem nagu päris kokkuvõtva tegema asja, kui ma olen nagu saanud veits seedidega. Ma nii teengi, me teeme ilusa kokkuvõtte siis, kui ma olen saanud seda kogemust ja seda filmi seedida. Ja nüüd ma hakkan sööma Chipotlet. Ja tasuta chipsi sööma ka Chipotlest. Super duper. See you soon. Ciao! Oleme jõudnud video lõppu. Ma olen natuke saanud oma mõtteid koondada. Ma käisin ka telehommikus sellest filmist rääkimas. Telehommikus on alati väga tore ja hommikul vara kohe rääkida sellest, kuidas ma kohtusin Glenn Howardi ja Coleman Domingoga oli ka väga äge. Tõi mulle terveks päevaks kohe hea tuju sisse. Aga ma ei mäleta täpselt, mida ma nüüd siis selle filmi kohta rääkisin selles eelnevas klipis. See film on nagu mega action. Kui teile meeldivad action filmid, siis ma luban, see film meeldib teile ka. See hoiab sind enamuse ajast kigivarvul. Seal on ülipalju siukseid käsp momente. Okei, no võib-olla alguses on natuke nagu rahulikumad. Aga enamjaolt on ta action. Mis mulle isiklikult väga meeldis selle filmi puhul on see, et see peategelane on hästi vihane. Ta on hästi vihane isik. Tal on omad põhjused, miks vihane olla. See on väga arusaadav, miks ta on nii vihane kogu aeg. Aga ma olen isiklikult ka natukene vihaprobleemidega inimene ja ma tundsin ennast ära. Wow, me oleme nii sarnased, mitte päris seda. Kas vahelduvad nagu lash outimist oli seal küll ja ma olin mingi...
representatsioon. Nii et kui sa oled ka väikeste vihaprobleemidega isik, siis ma soovitan sulle seda filmi ka väga. Ja ma ütleks, et seal oli natukene nagu siukest võib-olla näljamängude vibe'i sees, et mitte nüüd otseselt. Aga kui sa oled näljamängude fänn, siis sa kindlasti nagu näed seal mingisuguseid sarnaseid asju, et selline nagu, jah, no düstoopia on väga hea sõna selle kohta, millegi endast suurema vastu võitlemine, terve filmi vältel läbiv teema ja selline ühiskonnakriitika on ka filmis väga läbiv teema, nii et kui sulle siuksed teemad meeldivad filmides, mida sa vaatad, siis 100% soovitan. Mina omalt poolt tänan, et te seda videot vaatasite. Ma kohtun teiega juba järgmisel nädalal uue videoga ja seniks jooge palju vett ja käige õues ja katsuge muru ja hingake värsket õhku. Tšau!